oleme saabunud Soome. Oleme 2 tunniga päral. Noh, ma saan tellida kunagi. Aga kus see objekt üldse asub teil, kus kandis? Tartu lähedal, Toinaste küla. Okay. Ja kuna teil on plaanis see ette võtta? Mul on ükskõik, et ma helitingi, et uurida, kunas võiks olla võimalik. Noh, ütleme alates järgmise nädala teisipäeva. Helsingisse. No vaata, kuidas siin rannaala ehitatakse, nii et vähe ei ole, kurat. Siuke kinnisvara, kuradi arendus, et ohohoo. Rallil oleme. No see tee, mis praegu järveni viib, on sõna otseses mõttes üle kivide ja kändude. Noh, täitsa ujutav. Täiesti ujutav. Juhan kauhean. Nyt on kyllä kaikille vielä, ainakin kenelle ei ollut. Soome on siis maa, kus on üle 180 000 järve ja üle 180 000 saare. Et see on enne olematu. Apsti. Mõtle, kuidas see saab. Noh, suljardus-muljardus, tule ka siis siia. Pool saare peale tule. Ma ei proovinud, aga noh, see kivi tuleb, siit on hea tulla. Saad? No võt. No nüüd saame siit mööda need kaljusi. Kogu aeg edasi minna. No lähme siit natuke vaatame. Vaata, kus me siit saame mööda neid männist mööda. Ja siin keera ka ennast öösel magamiskotiga põhimõtteliselt ja kuhu tahad magama. Minu pärast kasvi. Vaiadega ei ole siin jah midagi teha, telgiga mitte, aga noh, näed siin nüüd sopikesi on ikka tohutus koguses. Need on sees. Nee, nüüd ma proovin ujuda siit järgmise kaljunukani. Oh, vaata, kui palju seda kaljut siin. Täiesti palju kõik. Siin ei olegi südavust üldse. Siin on kõik see kivi on all või? Võib-olla kuskil siin need lõptab rinnuni vesmine.
neljajalg. Kas on väga hea? On. Parem kui Tartus või? No tuleb nii välja. Et tuleb siis täna ööseks minna tuttu siia samma mägedesse. Telki me ei kasuta, kuna tundub, et on nii sossu, et viskame niisama asjad graniitkaljude peale ja tõmbame sliibi majja. Olemegi siin põhimõtteliselt üleval kaljude otsas. Noh, ja nüüd ongi see põhjus, miks me siia tulime. Nende samade kaljude pärast tulime, tahtsime graniidi peal turnida, noh. Sinna otsa peal minna. Ja siis läheme sinna veel, noh. Sealt näebki, kui kaugel on järv. Et ega jah. Ja näed, siin metsaalused on kõik täis seda graniitkaljut. Ja kuna Eestis meil ikkagi selliseid asju ei ole ja siin on, siis ongi väga hea natukenegi elust osa saada. Ja lähme siit poolt. Lõpmatud kaljud või? Noh, arvata võib, jah. Ma poleks arvanudki, et vaata oli nagu asula alles see kirkonõmm. Ja nüüd on mingi tada. Ja siit muudkui läheb niimoodi, jah. No jah, et vaata, siit tuleb seda kehalist koormust päris kõvasti. 25 kraadi on sooja väljas. Ja siis või ongi, et otsime mingi pehmema samblase koha ja kus on juba looduslikult pehme ja saame endale mingi tudungi pleisi välja valida siin. Siit lõhest. Tule siit lõhest.
sealt saadi ilusti. Ei ulata jalgu panna nendesse kohtadesse. Aga võta, anna mulle kätu siia. Noh, siit on juba lihtsam. Noh. Õnnelikult siis kaljude otsa jõudnud. Jah. Seda oli hädasti vaja. No see ongi siis see põhironimissein. Sellepärast on see maavik. Kui jõudla siin on. Näed, kuidas kalju läheb sinu taha veel edasi üles, vaata kui kõrged seal. Peame veel ikka täna kõvasti ronima ja turnima, ega siin midagi muud ei olegi varianti ja pärast suutsatame järve siis kaljude vahele. Illalla trullalla.